Tere tulemast meie videosse, kus käsitleme olulist teemat, elektrilist paigaldustsoonid ja nende seotud piirangud. Need reeglid on loodud tagamaks ohutus elektrisüsteemide paigaldamisel, eriti just niisketes ja märgades ruumides. Me vaatame täpsemalt, kuhu võib lülitusaparaate ja erinevaid komponente paigaldada, üldised piirangud ja kitsendused. Need on suures osas sarnased varasemalt kehtinud normidega, kus fookuses on alati olnud puute turbel. Alustame tsoon 0-st. See on kõige ranged nõuetega piirkond. Siia ei tohi paigaldada mingeid lülitusaparaate ega muid elektrilisi komponente. Mõelge sellele kui alale, mis on vanni või dušialuse sisemuses, kus vesi võib otse elektriseadmega kokku puutuda. Seega peab see tsoon olema täielikult vaba igasugustest elektrilist paigalditest, et vältida vähematki ohtu otsekontakti korral. See on kriitiline samm inimese ohutuse tagamiseks märgades keskkondades. Nüüd liigume tsoon 1. Sellesse tsooni võib kuulda harukarbid ja elektritarvitite ühenduskomponendid, mida kasutatakse nii tsoon 0-s kui ka 1. Heaks näiteks selliseks seadmeks on elektrilise toitega käterete kuivetid. Need võivad olla ühendatud harukarbiga või omada oma spetsiaalset ühenduskomponenti ja paikneda tsoon 1. Küll aga on oluline meeles pidada, et siin on lubatud ainult madalpinge, täpsemalt 25 volti vahelduvvoolu AC või 60 volti alaisvoolu DC paigalduskomponendid. See tähendab, et kui tsoon 1 on pistikupesa, peab sellel olema kas SELV Safety Extra Low Voltage või PELV Protected Extra Low Voltage ahela osa. Kuigi varemalt võis IP nõue olla X4, soovin tungivalt kasutada vähemalt IP5 või 7 kvalifikatsiooni, et tagada paremat kindlust niiskuse vastu. Lisaks kõigile peab selle tsoonis toitallikas paiknema alati väljaspool nii tsoon 0 kui tsoon 1. Nüüd jõuame tsoon 2, mis on veidi leebemate piirangutega kui eelmised. Selles tsoonis ei tohi olla tavalisi pistikupedasi, mis ületavad mainitud madalpinge piire. Küll aga on siin lubatud paigaldada pistikupesade erinevaid paigalduskomponente. Nagu tsoon 1 on ka siin lubatud ainult SELV või PELV ahela komponendid, sealhulgas pistikupesad, mis on vastavalt nende madalpinge nõuetele. Lisaks on tsoon 2 lubatud spetsiaalselt pardli toiteblokid, mis vastavalt kindlale standardile N61558 2.5. Samuti võib siin kohata signalisatsiooni ja sideseadmete paigalduskomponente, mis peavad olema kaitstud kas SELV või PELV süsteemiga. Need seadmed on samuti rangelt piiratud, et tagada ohutust märgades tingimustes. Väljaspool tsoon 2 kehtivad juba üldisemad elektriseadmete paigaldusreeglid ja see ala on paigalduste osas tunduvalt vabam.